Tänase raamatu esitluse oleme planeerinud tunni aja pikkuse. Et me tutvustame teile lähemalt raamatus erinevaid peatükke ja kõige lõpus on ka siis küsimuste voor. Et kes tunneb, et tekkis küsimus ja võib-olla hiljem küsimus võib ununeda, siis võib selle chati kirja panna, aga siis me vastame nagu selle nii-öelda esitluskava lõpus nendele chatis olevatele küsimustele. Meile aga vist Maritiga meeldiks rohkem, kui need küsimused oleksid nii-öelda otse suheldes, seda enam, et me oleme veebis ja võib-olla nii-öelda päriselt ei kohtu. Aga nüüd alustuseks tutvustame natukene lähemalt ka endid, et nimed ma juba ütlesin, mina olen Marju, minuga koos Marit, et Marit, räägi endast natuke. Nagu ma üritasin siin raamatus sõnastada, et siis nimetan ennast ise pärandkultuuri hoidjaks ja vastan elukutsele tegeleda laste kasvatamise, rahvusliku käsitöö, looduslike toidutaimede, kogukonna õitsengu, aianduse ja kõige muuga, mis hetkel kõnetab. Ja uurimisteemadena siis meeldivad ja kõnetavad mind kõige enam Lõuna-Eesti rahvarõivad, regilaul, arhailised tekstiilitehnoloogiad, perekonnakombestik, millest me täna räägime, ja ka selline isemajandamine, talupidamine laiemas plaanis. Ja mina enda tutvustuseks lisan võib-olla seda veel, et minul on sarnased huvid nagu Maritil, et mind huvitab ka perekonnakombestik, pärimus, mind huvitavad lood, inimeste lood, mind huvitavad lood minevikust, mind huvitavad need lood, mis juhtusid eile, täna, mind huvitavad inimeste unistused, mind huvitab teater ja Valga muuseumis ma siis olen töötanud 4 aastat ja töötan siin varahoidjana ja pärit olen ma Võrumaalt. Et sellepärast on mulle südamelähedane just Lõuna-Eesti pärimuse uurimine ja minu esivanemaid on pärit ka Mulgimaalt, et selline Eesti Mulgimaa ja Võrumaa piirkond on mulle väga südamelähedane. Ja kui ma rääkisin, et mulle meeldivad lood, siis enda tutvustuseks, et minu nimi on Marju, siis minu nimi tuli sellest, et ma olin väiksena väga marjatera sarnane, siis pandi mulle selline nimi. Aga nüüd lähemalt siis raamatu tutvustusest. Ja raamatus on siis 4 suuremat peatükki ja esimene peatükk raamatus on Hargla kihelkonna vanemad pulmakombed, nende uurimus ja siis nende taaskasutus siis kaasaegsel pulmapeol, siis minu ja Mariti kogemusel Eesti pulmas Valga muuseumi pärimuspeol. Et siin ma võib-olla annangi sõna Maritile, et nendest pulmakommetest siis nii-öelda lähemalt saaksime hakata rääkima. Just, et meil on tehtud ka selline väike esitlus, kus on siis selline väike sisuaimdus, et milliseid pilte saab raamatust näha. Et panen kohe selle käima. Et samal ajal, kui Marit paneb selle esitluse käima siin arvutis, siis et saan mina võib-olla sissejuhatuseks juba rääkida sellest Eesti pulma ideest, mis Valga muuseum läbi pärimuspeo korraldas ja võin ka siinkohal rääkida sellest, et kuidas me Maritiga siis üldse tuttavaks saime, et tegelikult see Eesti pulma uurimus meid kokku tõigi. Ja alguse sai see siis nõnda, et mina ka tulin Valga muuseumisse tol ajal tööle, olin vist olnud pool aastat tööl ja siis oli kuuldasin teiste töötajate käest, et on tulemas selline suvine suur pärimuspidu, et eelnevalt oli tehtud siis rahvarõiva tuulutamise päevi, mille eestvedajaks oli Andres Ratas,
aga kuna seda oli juba 2 aastat tehtud, siis taheti midagi teistsugust teha ja valiti, et korraldame pulmad. Vaatasime, et väga tore, aga et ega me väga palju sellest ei tea. Ja siis me saatsime üleskutse Viljandi Kultuuriakadeemiasse, et kas oleks huvilisi liituma uurimustööga, sest et ühest küljest hakata pulmasid korraldama, siis sinna siis koondus kogu see Valga meeskonna tööjõud, et meil oli vaja lisatööjõudu, kes aitaks siis seda uurimust nagu läbi viia ja Marit vastaski meile. Et see oli siis võib-olla sissejuhatuseks kõik. Just, aga räägi siis, kuidas see protsess edasi läks, et kuidas te leidsite pruutpaari ja üldse selle loetud kuude jooksul ainult toimusid väga paljud tegevused. Jah, et Eesti pulma pruutpaari üleskutse me minu mäletamise järgi tegime aasta alguses veebruaris. Ja me võtsime ta tol korral üsna suurelt ette just nagu meediapildis ka, et see kõnetaks siis nii-öelda üle Eesti kõiki noori, et kõik, kes on sellised pärimuspulma huvilised, kuuleksid, et taoline pulm on tulemas ja saaksid siis pulma kandideerida. Ja kandideerimise üleskutse on meil ka raamatus videona QR-koodi abil leitav, et näiteks kui te loete meie raamatut, siis võite telefoni endal kõrvale võtta, siis telefoniga saate pildistada QR-koodi ja siis näete telefonist ka videot näiteks, et kus siis pulma üleskutse toimub, et pulma üleskutse tingimuseks oli siis see, et tuli vastata küsimustikule. Ja me esitasime seal siis selliseid küsimusi nagu, et miks sa just tahad pärimuspulmade kohaselt abielluda ja mida sa juba tead Eesti pärimuslikest pulmadest ja neid vastuseid tuli meile kokku 15. Ja seejärel me valisime 15 seast 8 pruutpaari ja kohtusime nendega, tegime vestluse. Vestlus oli videovestlus. Me salvestasime need vestlused ja seejärel kohtusime Eesti pulma meeskonnaga. Meeskond oli meil ka väga selline hästi tore meeskond oli selles mõttes, et kõik olid oma ala spetsialistid, kõik olid hästi meelestatud, hästi teotähed täis ja see ettevõtmine nagu kõiki väga huvitas ja köitis. Ja meeskond siis aitas meil seda pruutpaari valida läbi salvestatud vestluste. Ja sealt 8 salvestatud vestlusest me valisime 3 pruutpaari ja nendel tuli siis kirjalikult vastata meile, kuidas minna Kosja 100 aasta kommete alusel. Ja muuhulgas siis tutvustasid nad ka Hendit seal selles Kosja minekus või rääkisid oma tutvumisloo meile. Ja kuna meie Eesti pulma pruutpaar oli Kristjan ja Päivipääsu, Kristjan Prii ja Päivipääsu Kreutzwald, siis raamatus on kirjas ka näiteks Peigmehe meenutus sellest esmasest kohtumisest, et ma loen selle teile ette. Esmakohtumist meenutas Peigmees järgnevalt. Armas oli. Kohe, kui teda esimest korda nägin, paraadil nägime. Tema pidi seal pilte tegema, mina samuti. Esmakohtumisel veedeti tund aega peamiselt jutustades ning piltide tegemine jäi mõlemale unarusse. Juba päris alguses imestas Päivi, kuidas peaaegu võõra inimesega on nii lihtne ja loogiline suhelda ja ühel lainel olla. Siis ei osanud ta küll veel oodata ega loota, et tutvusest midagi rohkemat tuleb. Kuni siis ühel päeval, nagu Kristjan on ütelnud, võttis Päevi tal käevangust kinni ja ütles, et nüüd on nii. See hetk toimus küll tegelikult hääletult, aga sõnadettagi mõistsid noored teineteist täielikult ja asi oli otsustatud. Nüüd aga annan sõnajärje Maritile ja Maritil on
selline hea kogemus veel lisaks Eesti pulmale, pärimuspulmale, siis tean, et viisite läbi ka oma kogukonnas lähiajal pärimuspulma. Et räägi meile, et kuidas see mõte nüüd tekkis teil seal, et ja kuidas see sündmus võib-olla erines sellest Valga Eesti pulmast? No mõlema pulmapeo kombestik oli siis pärit Hargla kihelkonnast, et Hargla oli selles mõttes tänuväärne kihelkond siis siin Valgamaa lähedal, mida me kasutasime, et seal on hästi terviklikult säilinud pulmakombed, kirjeldused ja laulud ja neid oli siis võimalik niimoodi tervikuna taastada. Ja siis väga hea oligi see kogemus võtta ka nüüd sellel suvel aluseks pulmapeo korraldamisel, mis ma siit Valgast sain. Et hästi huvitavaid kombeid on ka Harglas võrreldes teiste kihelkondadega, et näiteks siin Hargla kandis on levinud makõkahja jagamise laul sellise teistmoodi refrääniga kui mujal Eestis. Kuigi see makõkahi ehk siis magus ohvrijook on levinud ka mujal kihelkondades, siis siin pildil oli ka näha, et pruuttüdrukutel ja pruudil oli peas erandlikult, siis siin on ka näha praegu, et neil on peas sellised justkui nagu meeste kübarad, mis siis on ehitud paeltega. Et see oli Harglale omane, et selliseid nüansse saime siin pulmas välja tuua. Siis mõlemas pärimuspulmas olid väga olulised just see vahetu olukorrale vastav ja elav muusika, siis nii pillimehed kui ka laulikud, kes said siis reageerida olukorrale ja juhatada ja juhendada seda protsessi. Sest et see ongi nagu hästi oluline, et meil siin Valgas oli palju koolitusi, kus siis ma tutvustasin uurimusest lähtuvalt pulmakombestikku ja koolitasime siis nii pruutpaari kui nende sugulasi, kui ka siis vastavalt vajadusele siin teisi pulmaosalisi, et kandev roll oli siis raudkäel ehk isamehel, kes siis oli ka nii-öelda päevajuhina ametis. Et üks erinevus, mis tuli siis siin Valgas toimunud pulma ja kogukonna pulma vahel on see toimumiskoht, et see on paljuski problemaatiline ka tänapäeval, kui tahetakse turismitaludes sellist maalähedast pulma teha, et see õhkkond, mis tekib päris talus, kus pruutpaar siis elama asub, eriti äge, kui saab veel niimoodi teha, et pulma esimene osa toimub mõrsekodus ja teine osa peiukodus, et see annab nagu hästi palju sellele olustikule ja õhkkonnale juurde. Ja kindlasti on ka hästi oluline see kogukonna panus, et siin Valga muuseumil oli selline äge muuseumisõprade ja teiste inimeste seltskond. Kahjuks jäi pruutpaar kaugeks veidike oma asukoha tõttu, aga see kogukonna panus on nagu hästi oluline, et kõik ei jää pruutpaari kanda, vaid igaühel on oma oskus, millega ta panustab siis pulmapeo õnnestumisse. Ja mis mind ennast nagu kõnetas kõige rohkem, olid need regilaulud, mis Harglas olid väga rikkalikud ja pärimuspulmas siis Eesti pulmas, mille grupi foto siin nüüd pulmalised on näha, oli selline päris uhke seltskond koos, et seal siis laulikud olid nii-öelda siis elukutselised folkloristid, rahvalaulude uurijad, kelle jaoks ma siis nagu panin nii-öelda, uurisin need materjalid, koondasin, aga nüüd kogukonna pulmas oli see võimalus, et sai nagu ise rohkem luua seda tänapäevast juurde ja leida ka just neid positiivseid noote seal, et jätta näiteks laulikute sõimamised välja ja mingid asjad, mis tänapäeval enam ei kõneta ja ei ülenda seda pruutpaari. Et pulmarituaalide idee ongi ju see, et
tagada ja luua pruutpaarile õnne, tervist, küllust ja kõike positiivses võtmes. Et siin raamatus olemegi siis kirjeldanud üsna detailselt seda, kuidas me valmistusime ja kuidas toimusid siis erinevad kombed pulmapeo käigus. Aga siis ongi nii, et me oleme jõudnud teise peatüki juurde. Ja teine peatükk on siis sünnikombestik vanemas pärimuses. Et me leidsime üleskirjutusi, ütleme ka nüüd 100 aasta vanuseid. Et Maritil on nüüd kena sissejuhatus sellele meile näidata. Heia tuia, lase kike käia. Heia tuia, lase kike käia. Tulla lasta, tuli muori vasta. Tulla lasta, tuli muori vasta. Kepi käes, koti seljas, suured tossud jalas. Kepi käes, koti seljas, suured tossud jalas. Heia tuia, lase kike käia. Heia tuia, lase kike käia. Mina laulan lapsele, piisipardi pojale. Mina laulan lapsele, piisipardi pojale. Ema teed rehellale, musta kukke kullale. Ema teed rehellale, musta kukke kullale. Selline vanemast pärimusest laul siis. Ja jõudsimegi siis sünnipärimuse juurde, et meile oli see uurimine uus, et Marju, et millised vanemad sünnikombed kõnetasid sind uurimisel kõige enam ja mõjusid tänapäevaga võrreldes kõige harjumatumana või sellise kontrastsena? Et kõigepealt seda uurimustööd me alustasime ERMis, Eesti Rahva Muuseumis olevate materjalide põhjal ja see ettevõtmine oli väga põnev ja see andis hingele ja mõttele nii palju, et see oli nii meeletult äge, kuidas nagu need materjalid, mis me leidsime, meid nii köitsid ja üha enam ainult oleks tahtnud nendesse rohkem süveneda, kui muud tööülesanded ja elukorraldus oleks lubanud. Aga ühelt poolt jah, et on rasedus, sünnitus ja vastsündinuga ümberkäimine meile loomulik ja justkui looduse poolt kaasa antud, aga teiselt poolt on ta sõltuv siis ümbritsevast kultuurist ja selle muutustest. Ja seda pärimust uurides, siis kui sa küsid, et millised on sellised kõige kontrastsemad muutused, et kindlasti võib-olla ongi siis meie olmetingimuste muutused, sest varasemalt sünnitati kodus, saunas ja meditsiiniline ja tehnoloogia areng, et kõik on muutunud. Et mis mind kõige enam köitis, mis pani eriti soojalt mõtlema varasema perioodi peale ja naiste peale ja lapse saamise ja sünnitamise peale, oli selline ühtekuuluvus kogukonnaga, oli oma sisemise usaldamine. Ehk siis, et kui täna meid aitab doktor Google igas küsimuses, et kas või ma kujutan ette, et praegu on ka päris hea, et tekib mingi küsimus seoses lapse ootusega, et siis sa guugeldad ja otsid, aga tol ajal seda võimalust ei olnud, et sa usaldasidki seda sisetunnet, oma esivanemate tarkusi, kuulasid oma südame häält
kuulasid kogukonda, sest et kui me neid sünnipärimust lugesime ka, siis on ju, mis mind natuke üllatas, oli see, et ega arste väga esialgu Eesti naised ei usaldanud, et nemad usaldasid rohkem suitsusauna, sest seal on esivanemate hinged, nende tarkused, et see, et ma seal sünnitan või seal ka lapse eostan, et see tegelikult nende arvates andis palju suurema tugevuse just nende lapsele tulevikuks. Aga võrreldes tänapäevaga, siis mida meil ei ole, et juba siis varasemalt teati seda, et raseduse esimene pool oli lootele ohtlikum ning võis jätta lapsele rohkem välismõjude märke. Näiteks loomadega kokkupuutest, eriti ehmatamisest võis laps saada erinevaid haigusi. Näiteks ussi, hundi, konna või koeravea. Kardeti, et lapsele võivad tekkida märgid otseselt kokkupuutest loomaga. Näiteks kardeti seda, kui hiir ronib ema säärel või käevarrel, see jätab lapsele jälje. Ehk siis tänapäeval vist seda enam väga kartma ei pea. Et see on nüüd minu meelest sellised, mida raamatust praegu ette lugesin, mida välja tuua, sellised võib-olla kontrastsemad muutused. Aga mina küsin sinu käest, Marit, et millised vanemad sünnikombed kõnetasid sind kõige enam? Et ole nii hea, palun too esile mõni tava, mis vääriks ka tänapäeval näiteks kasutamist. No Liisa Kaasik käis meil 2 loengut pidamas sellel teemal, et mida ma tema käest nii-öelda siis üle võtsin, oli see, et kanda raseduse ajal punast lõnga ümber kõhu. Pluss näiteks ta mainis ka seda, et kui on mingi ohtlik või selline ohtlik situatsioon, ma ei tea, näiteks, et rasedal ei ole soositud matustele minna, et surnud vaadata, et kui on siiski vajadus tungivalt sinna minna, et siis kanda mehe mingit terariista või muud eset, metalleset või siis üldse terariista endaga kaasas. Siis kellel on ahiküttega elamine, et siis selline täiesti tõeteraga uskumus võib olla ka see, et rase naine ja tema mees võiksid panna siis puud ahju mitte vastu oksa, vaid siis nii-öelda pärioksa, et siis on sünnitus kergem. Mida tänapäeval, ütleme 90-ndatest alates taaselustatakse, on see siis emakoogi ehk platsenta ehk päramistega nagu seotud kombestik, mis nõukogude ajal ja ka paljude naiste jaoks tänapäeval on see nagu mingi selline kõrvalprodukt, millele ei pöörata tähelepanu, et tegelikult see on aidanud sellel lootel seal emaosas 9 kuud hakkama saada, et emakook väärib nagu rohkem tähelepanu ja siis siin raamatus on täpsemalt kirjas, et mis siis pärimuses on tehtud. Siis võib-olla ka see, et see kombestik ja sünni tähistamine kui nagu eraldi ettevõtmine, et me tähistame sünnipäevi, pulmi, matuseid, aga just see sünnikombestik paljudes peredes nii oluline ei tundu. Et vanasti olid pigem ikkagi ristsad, varrud, joodud olid olulisemad, et need väärivad ka tänapäeval tähistamist, et tänapäeval jõuame ka sellest rääkida, tänapäeva peatükis. Ja väga oluline on ka see nurganaise aeg, et tänapäeval, kui meil on kodumasinad ja pered ei ela nii koos, et siis ema sageli peab üksinda hakkama saama juba kohe peale sünnitust, aga et tegelikult see 40 päeva on siis naabrinaised ja sõbrannad nagu käinud abis, et tegelikult see väärib ka nagu siis taaselustamist või rohkem tähelepanu pööramist, et kuidas siis äsja sünnitanud naisel läheb vahetult pärast sünnitust.
sellised mõtted haakusid ka tänapäevaga. Ja järgmine peatükk, mis meie raamatus on, tutvustab siis sünnikombestikku nõukogude perioodist. Seda uurimust me tegime raamatutest ja tegime üleskutse põhjal, et me koostasime selleks küsitluse. See küsimused on välja toodud meil ka raamatu lõpus ja minu teada on see küsitlus veel tänaseni ka aktiivne, et kes tahab meiega jagada oma lapse sünnilugu, siis saab seda Valga muuseumi lehel jätkuvalt teha. Et oleme need lood kokku kogunud ja salvestame siis või säilitame õigem öelda Valga muuseumi siis andmebaasis. Aga nõukogude periood jällegi suured muutused võrreldes siis sünnikombestiku uurimise esimese perioodiga, siis ütleme need 100-aastased kombed, siis tuleme nüüd siia nõukogude perioodi, siis üks suurem muutus jällegi ongi siis olmetingimused, meditsiiniline areng, aga juba täna me teame, et selles meditsiinilistes uskumustes ja tõekspidamistes on päris palju ka seda, mida me tänasel päeval enam õigeks ei pea, aga tol ajal siis, mis siis tol ajal oli. Ja sissejuhatuseks, siis nõukogude perioodi sissejuhatuseks ma annan hoopis sõna Maritile ja ma tean, Marit, et või me eelnevalt siis leppisime kokku, et sa võiksid rääkida sellest uurimusest, mis sa viisid läbi ühe endise ämmaemandaga. Ämmaemand on pärit Rõngust. Tuleta meelde siis, et Helgi Karjus, siis Rõngu endine ämmaemand, siis jagas Maritile mälestusi ja ka väga vahvaid pilte, sest möödunud ajast ju tegelikult jutustavad väga värvikalt ka fotod. Et öeldakse ju, et üks foto võib rääkida rohkem kui 1000 sõna. Et väga põnev ja huvitav on vaadata neid fotosid. Hetkel ekraanil siis selline turvatool, mis oli meil hällikiigutaja näitusel nõukogude perioodist. Nii, Marit, mis sa arvad, kas sa saad rääkida Helgi mälestustest? Jaa, et Helgi siis töötas nii Rõngu haiglas kui ka Elva haiglas, et temaga oli selline huvitav lugu, et ta õppis siis Tallinnas meditsiini erialal ja kutsuti 1958. aastal Rõngu tööle, siis seoses abiellumisega ta kolis siia ja kui teda juunis kutsuti, siis augustis juba tuli riiklik otsus, et sünnitusosakond likvideeritakse. See oli siis selline märgiline aasta, kus paljud väikesed kihelkondlikud sünnitusosakonnad üle Eesti likvideeriti. Et raamatus on ka pilt või kaart siis vanade andmete põhjal, et kui palju oli 1920-ndatel erinevaid siis ämmaemandaid ja emandusteenust siis pakkuvaid haiglaid ja see on nagu siis 58. aastal vähenes ühe korra ja siis järjest on see vähenenud, et Helgi nagu siis selle tõttu läkski tööle Elva haiglasse, millest ta ka rääkis huvitavaid lugusid, millest ma nüüd paar tükki siis loen ette. Et Elvas töötamise ajal oli siis selline lugu, laps kapis. Naabrid kaebasid, et kuulsid lapse nuttu kõrvaltoast ja helistasid sünnitusosakonda. Helgi sai aadressi ja läks kontrollima. Lasti sisse, aga naine ütles, et last ei ole sünnitanud. Siis hakkas aga laps kapis nutma. Helgi tegi kapiuksed lahti ja oligi laps kapis. Koos mindi haiglasse, aga miilitsa kätte ta ei andnud teda. Naine tunnistas lapse omaks, läks temaga tagasi koju. See oli siis üksik naine, kes ei olnud abielus ja siis oli põhjust seda lapse sündi varjata.
ja teine värvikas lugu siis oli ka väljakutsest, kus siis kutsuti veidike kehvemal elujärjel olevasse peresse. Helistas siis naabrinaine jällegi või lähedane naine, kes kutsus ämmaemanda sünnitajale järgi ja ütles, et ämmaemand oleks kohale jõudes ettevaatlik, sest mees oli kirvega ukse peal ja mitte kedagi sisse ei lastud. Helgi kartis natuke, kui ta niiviisi kirvega ukse peal oli, kuidas siis sünnitaja kätte saada. Kohale jõudes oligi mees seal, aga Helgi ei teinud temast välja ja sammus edasi tuppa ja mees ei löönud kirvega. Helgi tuli koos naisega välja ja mees ei löönud ikkagi kirvega, aga kole oli see ikkagi olnud. Et selliseid värvikaid lugusid sisaldas ka see ämmaemanda töö. Aga mida Helgi rõhutas, oli see, et ämmaemand, kuna arst oli siis Tartus ja 60 kilomeetrit tunnis sai siis Elvasse sõita, siis põhimõtteliselt enamuse juhtumeid, mis olid kriitilised, pidi ämmaemand ise omal vastutusel ja otsustavalt siis lahendama, et ei olnud kellelegi teisele loota. Et olid sellised huvitavad ajad, mida siis Marju jätkab Valga haiglas töötanud naiste kogemusi ja mälestusi jagades, et sina intervjueerisid Valga haigla endisi töötajaid, et palun too ka esile mõni ilmekam koht raamatust ja siis nende tööaja mälestustest. Et siinkohal on vist hea tervitada Jaanikat, ma ei tea, kas Jaanika sai meiega liituda, et Jaanika Põder, kes on praegu siis ka ämmaemand Valgas, et tema aitas mulle saada kontakti endiste arstidega ja ämmaemandatega, kes on jäänud pensionile, sest mina ei ole ise põline valgakas ja üsna keeruline võib-olla oli ka esialgu neid mälestusi üldse kuskilt poolt kätte saada. Ja mäletan, et sain sellise nimekirja, aega väga palju ei olnud, et ma valmistasin neid intervjuusid ette koos Maritiga siis Hällikiikutaja näituse jaoks ja ma vestlesin arva 5-6 ämmaemanda arstiga ja need jutud, mis räägiti, olid tõesti nii põnevad ja minule, kes ma tegelikult olen nõukogude ajal olnud, elanud, et olid ka mõned asjad ikkagi siiski üllatusena tulid, et tõesti see elu võis olla hoopis teistsugune ja see ei olnud ju mitte väga ammu. Et aga Valga haiglas siis sünnitusosakond asus siis hoopis teises hoones, mitte siis praeguses, vaid Kungla tänavas asus, et hoone siis tegelikult ehitati esialgu lastekoduks, aga hiljem siis anti siis haigla kasutusse. Ja ma panin kirja siis Hilja Kuke mälestuse, et kui Hilja Kukk läks siis sinna tööle ämmaemandaks 75. aastal, siis ta meenutas mulle seda nõnda, et Valga haigla sünnitusosakond asus suure valge maja teisel korrusel, et see hoone parasjagu teie ees ka. Ruumid olid väga erinevate suurustega, kitsad koridorid ja kesised pesemisvõimalused, järsud trepid, kuid ometi oli seal hoones ka selline soe ja kodune tunne ja maja oli täis siis töötavaid toredaid inimesi. Et võrreldes tänapäeva võimalustega tuli töötajatel enamus asju ise teha. Näiteks sooja vee saamiseks pidi sanitar igal õhtul tegema tuleboileri alla väikesesse ahju ja kogu vajaminev instrumentaarium ja muud materjalid pesti ja steriliseeriti osakonnas. Ühekordseteks kasutamiseks töövahendeid tol ajal ei olnud. Et see ka võib-olla natuke jälle üllatas mind, et mida võib-olla ise ei oskagi niimoodi mõelda, kui ma ise ei ole arst ka,
et täna on ja niimoodi, et võtan pakendist süst, läheks ja teen süsti, viskan ära, aga tol ajal neid keedeti sterilisaatorites ja siis ma mäletan ka, kuidas Jaanika vist mulle jutustas, et see pandi pliidi peale mingi kindlal ajal, aga keegi vist oli unustanud, siis sellega juhtus äpardus, neid ei saanud enam kasutada, aga kuna enamus asju nagu olid ka loetud, mis laost uuesti välja anti, siis oli ikkagi pahandus oli majas, kui nõnda juhtus, et ei olnud päris niimoodi, et neid asju oli laialt kasutada ja muidugi pesu pesemine oli raskem. Haiglal oli oma aiamaa näiteks ja oma kööksöökla, et selle kohta oli siin väikene pilt meil ka. Et sellised mälestused. Muidugi see haigla kord, mis valitses, et oli ju ka hoopis teistsugune, et isasid ei lubatud sünnitusjuurde kaasa, et sünnitusasend oli rangelt selili, et kui naine tuli kõigepealt sünnitusmajja, siis pidi kõik riided ära andma, siis tehti talle klistiiri, seejärel suunati kuskile ühispalatisse, et seda naise sisemist häält enam nii palju ei kuulatud, naisel ei lastudki kuulata. Kas või seda sünnitusasendi valiku osas, et kui me räägime sellest esimese perioodi sünnikombestiku uurimusest, siis seal ikkagi naine kuulas seda oma sisetunnet. Ja siis nõukogude ajal oli see hoopis teistmoodi, et seda me lugesime ka välja, et rangelt selili. Aga lapsi sündis palju ja arstid tegid oma tööd hästi, et Valgas oldi rõõmsaid ja neid mälestusi oli vahvaid, kas või siin näiteks Hilja Kukk on mul parasjagu siin ees, et näiteks kui ta jutustas mulle sellise mälestuse veel, et mustlane sünnitas siis, kui müristas. Et naine siis, mustlane tuli sünnitusosakonda, et oli vaja lapse sünd siis registreerida ja siis Hilja nagu küsis, et mis kuupäeval laps on sündinud, siis naine nagu ütles, et tema ka päris täpselt ei tea, et ma sünnitasin siis, kui müristas õues. Ja siis Hilja hakkaski meenutama, et huvitav, millal siin Valgas võis siis müristada. Otsis ajalehtedest ilma teadet välja. Jah, oli jah, et otsis ajalehest ilma teadet, et millal müristas, et saab kuupäeva kirja panna. Aga sellega võib-olla liigume siis tänapäeva peatüki juurde, et siin oli ka mingeid selliseid toredaid käsikirjalisi meenutusi, sünnilugusid, siis mille me ka nii käsikirjalisena panime näiteks raamatusse natukene. Et siin ongi nõukogude ajas on siis nii haiglatöötajate kui ka siis mõned naiste sellised värvikamad sünnitamise lood on siia pandud, et neid oli päris palju. Tegime palju üldistusi, aga kõige värvikamad jõudsid ka siia raamatusse siis nõukogude perioodist, et seal oli päris huvitavaid asju. Et aga tänapäeva siis? Et küsin jälle Marju sinu käest, et sünni teema üleüldse muutus aktuaalseks seoses Valga haigla sünnitusosakonna sulgemisotsusega. Sa olid seotud ka erinevate sündmustega, mis seal arenesid, siis kogukonna vastuseis, kogukond hakkas allkirju koguma osakonna toetuseks ja mis seal siis kõik veel toimus, et milles olid sina nagu hõlmatud ja mis kogemuse sa sealt said? Ja, et Valga sünnitusosakonna sulgemise teade läbi meedia siis oli ka üheks selliseks põhjuseks, miks siis hakata koguma sünnipärimust, et millistes oludes üldse naised on varasemalt sünnitanud, missugused võimalused meil läbi aastate on olnud, sest läbi meedia kõlas ühe poliitiku poolt selline lause, et kui varasemalt sünnitati põllu peal, et mis teil naised siis nüüd mureks on.
et milles see probleem nüüd on. Ja siis võtsingi nagu sellest lausest sõnasabast kinni, et mis meil siis ikkagi mureks on või kuidas me ikkagi oleme hakkama saanud, et uuriks, et see tundub nii põnev. Et naised on alati tublid olnud ja hakkama saanud. Ja tol ajal, kui see teade tuli, et Valga sünnitusosakonda tahetakse sulgeda, siis kogukond mõistagi oli sellele väga vastu. Ja ma liitusin selle grupiga, et arvasin, et panustan nii palju, kui jõuan ja osalesin siis ka allkirjade kogumisel. Et ma mäletan, et koguti kokku üle 2000 allkirja, et siin tegelikult on raamatus täpsemalt ka kirjas, kuna see oli mõnda aega tagasi, ma kohe nüüd täpselt ei tea, kui palju neid allkirju kokku saadi. Aga eestvedajateks oli siis Tiina Tukkanen-Kostrova ja Anastasia Kikas, et kes sellega tegelema hakkasid. Ma mäletan, et ma kogusin allkirju Valga Rimi kaupluses ja kogusin ka Tartus. Et südame tegi väga soojaks see, kui Tartu inimesed andsid allkirja, aga oli ka inimesi, kes raputasid pead, ütlesid, et ei, meisse ei puutu, et ma ei tule ju Valka ja et oli selliseid suhtumisi ka. Ja mäletan, ma olin päris väsinud, aga ma olin ikkagi rõõmus ja optimismi täis. Mina arvasin tol korral, et nad ei pane seda sünnitusosakonda kinni, et see ei ole võimalik ja et see ei, kuidas niimoodi. Aga ikkagi ta pandi kinni ja kui me seda sünnipärimust kogusime, siis tegelikult oli väga hea meel, et ka tänapäeva noored emad meile vastasid ja rääkisid, et mida näiteks täna usutakse ja millised võimalused on sünnituseks ja kuidas neil on üldse sünnitus läinud. Ja Marit on 2 lapse ema, mina olen ka 2 lapse ema ja Marit on hästi armsa varrupeo korraldanud, kus minul oli ka võimalus osaleda. Ja selle tänapäeva nagu sünnipärimuse peatükis siis me võiksimegi rääkida, et kuidas neid vanu kombeid on võimalik täna veel kasutada. Ja Marit räägi meile siis, et kus selline mõte tuli, et varrupidu oma lapsele korraldada ja kuidas see kommete taaselustamine nagu sinu arvates läks, et mis sa esile tooksid? Ega ma ei olnud ka enne nii-öelda siis tavaliselt koolis käies kuulnud üldse sellisest asjast, et mingid varrud ja sihuke värk on olemas. Et esmalt ma vist kuulsin sellest, kui ma õppisin pärimusmeditsiini ja siis Ahto Kaasik pidas loengu ka perekonnakombastikust ja mõned aastad hiljem siis korraldasid Ahto ja Liisa Kaasik, kes veavad MTÜ-d Põline Pere, korraldasid varru koolituse, kus siis oligi kombestik, nende enda kogemused, et nad on korraldanud oma lastele varrusid ja olnud ka vaderid ehk siis nii-öelda ristivanemad, et jagasid oma kogemusi ja oma uurimusi siis Kirjandusmuuseumist, et Kirjandusmuuseum on olnud väga oluline allikas ka ERMi kõrval, siis, kust me oleme seda vanemat pärimust leidnud. Ja korraldasin siis, et piisavalt julgust esimese lapsega ega võimalust ei olnud, et siis korraldasin 2 korraga, et üks oli sellel hetkel 4-aastane ja siis teine oli 7-kuune. Aga mida ma siis võib-olla esile tooksin nii kommete kui ka korralduse poole pealt, oli see, et nagu ka pulmadega on palju vägevam see, kui on võimalik pulmad korraldada enda päris kodus, et siis kõik need head soovid, mõtted, teod jäävad sinna toetama elanikke. Et sama ka varrude puhul, et võib seda teha kuskil avalikus kohas, kui ei ole võimalik, aga samas kodus on ikkagi palju võimsam. Et kui ma kõndisin pärast järgmistel nädalatel sealt
Varrupeo platsilt läbi, kus oli tantsitud ja oldud rõõmsad, et siis tunne oli nagu alati tuli tagasi. Siis varrude juures on oluline vesi, allikas näiteks, et siin me oleme Piusa jõe ääres, kust me siis tõime, kuna meil ei olnud kodu lähedal allikat, et Miikse oja oli seal lähedal, aga see oli kuiv, et siis me tõime allikavett kaasa ja kinnitasime need laste nimed siis ise oma perega seal Piusa jõe veega. Korraldusliku poole pealt oli siis niimoodi, et me käisime eelmisel õhtul allikal ja siis siin on see peoseltskond, et teisel siis nii-öelda põhilise, ja siis sauna tegime ka sellist, siis soovisime tervist ja kõike muid häid soove kaasalastele. Siin on vaderid näha, et vaderitel on siis selline auroll ja ka kõige nagu vastutusrikkam roll, erinevaid kombeid siis läbi viia, et ongi hea, kui vaderite hulgas, et kuna oli 2 last, et siis seal oli rohkem vadereid, et muidu on niimoodi, et tüdrukul on 2 emavaderit ja 1 isavader ja poisil siis vastupidi. Et kuna siin olid siis nii poiss kui tüdruk, et siis oli 6 vaderit kokku, et siis nagu kamba peale oli see teadmine ja nagu see nagu lihtsam läbi viia kõiki neid kombeid, millega nagu nii väga otsest kokkupuudet ei ole varem. Ja kindlasti tasub kaasata siis kogukonda, vadereid, sugulasi peo ettevalmistuseks, et jällegi ei ole mõtet nagu ainult vanematel seda kõike nagu ära organiseerida. Et Ahto ja Liisa Kaasik on ka siis taaselustanud või loonud sellise soovide ringi kombe selle varrupeo juures, et kõik külalised on ringis ja saavad siis anda oma kingituse lapsele ja ka soovida mingi hea soovi. Et mida ma ise ei teinud, aga võib-olla järgmine kord teeks paremini, on see, et siis jäädvustada, kas filmida või salvestada see helina üles, et kui laps on väike, ta ei saagi aru ja ise ka ei mäleta enam, et siis oleks jäädvustatud see head mõtted, mis öeldakse. Ja jällegi nagu pulmadegagi, et elav ja vastavalt olukorrale reageerimisvõimeline siis muusika ja laul sobivad sellise pärimusliku peo juurde, kui see vähegi võimalik on. Ja varrupidu kui selline siis toob meieni selle esivanemate väe ja aitab osa saada sellest ka lapsel. Aga nüüd siis üks video, mis on varrulaul. Lähme me telu tegema, teestelu, lähme me telu tegema, teestelu, lähme lasta ristimajja, teestelu, lähme lasta ristimajja, teestelu, väike esta vormimajja, teestelu, väike esta vormimajja, teestelu, meie risti teie peale, teestelu, meie risti teie peale, teestelu, teie neitside nimele, teestelu, teie neitside nimele, teestelu, lähme Riiga ristimajja, teestelu, lähme Riiga ristimajja, teestelu, Tallinnasse tandemajja, teestelu, Tallinnasse tandemajja, teestelu, lähme Kihnu kinnitama, teestelu, lähme Kihnu kinnitama, teestelu, ristim Riia härra peale, teestelu, ristim Riia härra peale, teestelu, Riia neitside nimele, teestelu, Riia neitside nimele, teestelu, päevel massi Pärnalina, teestelu, päevel massi Pärnalina, teestelu, jalad alla Tardolina, teestelu, jalad alla Tardolina, teestelu, keha keisere kiriku, teestelu, keha keisere kiriku, teestelu,
et selline varrulaul siis, et see on üks põhilisi varrulaule, mis on valdavalt Mulgimaal säilinud laulumänguna ja see telu tegemine, siis seda nagu väga selgelt ei ole arhiivis kirjas, et mida see tähendas, aga arvata võib, et see oli seotud lapsele tugevuse ja tervise soovimisega. Et sellega on meie poolt selline põgus pilguheit raamatusse tehtud ja siis kas keegi on kirjutanud või saate kirjutada chati küsimusi või siis küsida meie käest otse. Et selle telu tegemise looga mulle meenus ka see, et kui me kogusime sünnipärimust ja Valga haigla töötajate mälestusi, siis me korraldasime selle jaoks Valga muuseumis ka albumite õhtu ja meil oli esinejaks Naised köögis ja telu tegemise tants ja laul tuli siis tol korral minul, Piksel, Maritil ja Merili vist tantsida, et meil nii kiirel sammul ta ei läinud, vaatasin, siin oli nii armas vaadata seda videot. Et hästi armas, et selle telu tegemisega olid ka seotud need kombed, et kui kuhu poole see pingi jalg jäi, et sealtpoolt sündis laps järgmine. Jah, et kui see teine telu tegemise variant on see, et vahepeal käisin läbi ka, et kus kaks neiut olid siis pingiga niimoodi, et seljad vastakuti ja siis tõmmati nagu enda poole, et üritad teisel pinki alt ära tõmmata. Niimoodi kaksiratsi oled pingi otsas. Jah, et siis sealt poolt, kus pingi jalg esmalt siis lagunes, et sealt suunast pidi siis järgmine laps tulema. Järgmised varrud. See oli väga vahva, sest ma ise, nagu ma eelnevalt ütlesin, osalesin Mariti poolt korraldatud lastele siis varrupeol. Et oli tõesti väga tore sündmus, mida tasub jälle perekondadel taas nii-öelda läbi viia. Ja selleks õpetusi saab kindlasti meie raamatus siis, et kellel juba on olemas või kes soovib osta, siis Valga muuseumi poes, Valga muuseumi e-poes saab seda osta või saab osta ka otse minu või Mariti käest. Marit liigub rohkem Võrumaal, Vahtseviina kandis. Et saab seal raamatut üle anda või siis mina Valga ja Viljandimaal. Aga siin on üks küsimus. Küsimus on selle kohta, et mis head raamatusse ei mahtunud. Esimesena, mis mul meelde tuleb, mida juba täna küsiti, oli see, et need käsitööesemetega seotud mingid õpetused konkreetselt, et kuidas sa näiteks Veimevakka nagu mingeid asju teed või siis mida sobib kinkida lapsele varrudeks, mingid nagu käsitöö tehnoloogiline lähenemine, et sellele, praegu meil oligi fookus nagu sellisel pärimuse poolel, nagu suulisel poolel, et kindlasti annaks edasi arendada seda siis käsitöö poolt ja õpetusi juurde teha, et sellega ma olen tegelenud ka oma Viljandi Kultuuriakadeemias oma lõputöö raames seda veime teemat uurinud ja siis nüüd selles kogukonna pulmas me päriselt tegimegi niimoodi, et nagu vanasti tehti, et iga neljapäev enne pulmapidu siis naised kogunesid kokku ja siis tegime kõlavõid, paelu ja sellised väiksed ravintaime-kotikesi, kuna siis see pruut tegeleb ravitsemisega. Aga tegelikult välja jäi ju veel nagu mingeid neid nõukogude aja ja vanaema ja mingeid konkreetsemaid mälestusi, lugusid oli hästi palju arhiivis. Mul meenub veel midagi. Ja, et selge on see, et kõik kahjuks raamatusse ära ei mahtunud. Et raamat on üle 200 lehe pikk, et kui me tegelikult Maritiga alguses trükikoja poole pöördusime hinnapakkumist saades, me küsisime 130 leheküljele, aga juba me ületasime, see on juba üle 200 lehekülje pikk, aga
aga eks kõik see, mis välja jäänud, ongi need kogutud pärimused, sest tegelikult meil on helifaile põnevaid, meil on kogutud internetis need küsitluste vastused põnevad, aga need me säilitame teisel kujul. Et head materjali on, see on platvorm edasiseks uurimuseks, paksema raamatus kirjutamiseks, et hästi põnev on olnud. Et ma loen siit chatist tänusõnu ja hästi armas on, aitäh teile ka. Ja ma loodan, et Pikne siis varsti ka saad oma raamatut lugeda. et Pikne on ka siis meiega siin praegu sellel esitlusel, et Pikne on endine muuseumi direktor, Valga muuseumi direktor ja temal oli ka suur osa siis selle Eesti pulma läbiviimisel ja siis näituse Hällikiigutaja loomisel. Nii. Aga pulmadega seoses sa vist ei maininud, et on see film ka, eks ju, videomaterjalina täispikk film, et kellel on huvi just Hargla või muid Võrumaa nagu pärimusel põhinevad siis pulmi korraldada, et seda saab siit muuseumist ja internetist. Ja muisis andmebaasis on olemas õppevideo, et me koostasime selle video selliselt, et seal oleksid kuulda need pulmalaulud, sest pulmades hästi oluline roll oli ka laulikutel, kes seda pulma eest vedasid ja tähenduslikke regilaule laulsid, sõnumit edasi andsid. Et see video vist on üle tunni äkki pikk, kui ma õigesti mäletan. Aga pulm ise oli terve päev, nii et see on selline kontsentratsioon kõigidest tegevustest. Jah. Nii. Et ega vist ei tulegi rohkem küsimusi. On kellelgi veel mõni küsimus? Ma küsin siis, et mis teema sind ennast kõnetaks nagu edasiarendamise sellise uurimusena, et mida edasi uurida nendest, mis said siin algatatud või õhku visatud? Et kuna praegune uurimine oli natuke rohkem paikkonnapõhine, et me uurisime siis Lõuna-Eesti piirkonda, siis miks mitte minna edasi mõne teise piirkonnaga ja kindlasti leiab huvitavat pärimust veel siit samast Lõuna-Eesti piirkonnast, et millega edasi minna, et võib-olla selle samaga, need samad teemad on ikkagi, ma arvan, kõigi inimeste jaoks olulised, et pulmad ja sünd ja et see on päris põnev. Et miks mind veel pärimus huvitab, et võib-olla ma lisan lihtsalt selle, et mind huvitab ka pärimusteater, et ma tahaksin hakata kunagi lugusid koguma selle jaoks, et seda siis nii-öelda taaselustada läbi teatri. Aga see on minu kaugem unistus. Ja tahad sa ise midagi veel lisada? Kuna nüüd sai teine pulmapidu tehtud, et siis see pulmateema ja veimed just, kuna ma olen õppinud rahvuslikku tekstiili, et see kindlasti on see, millega ma tahan edasi tegeleda. Et oma selles lõputöös ma siis uurisin meeste võrkvöid Tartu ja Viljandimaal pluss Tartu ja Viljandimaa pulma kombest või nagu veimedega seotud siis kombestikku. Et seal jäi nagu see praktiline osa veel õhku või sellise idee tasandile, et sellega nagu edasi tegeleda oleks potentsiaali. Väga äge. Aga siis võib-olla lehvitame teile ja siin tuli üks pikem tekst. Vaatame korra siin. Et midagi ei jäänud märkamata. Ja Pikne saab varsti raamatu. Soovitakse jõudu, jaksu, edu. Väga näideterohke, kena ja huvitav, tänud suured, mul raamat olemas. Ja soovitatakse siis nendele, kellel perekondlikud sündmused tulemas või on plaanis ka lihtsalt osaleda. Ja siis veel pikem kommentaar, et väga põnev.
Ajalookirjutuses on pulmasid ja sünnitusi võrdlemisi vähe käsitletud, sest traditsioonid ja rahvapärimus ulatuvad ajas päris kaugele ja allikad on ilmselt ka lünklikud. Väga tore, et need teemad kajastust leidsid. Aitäh! Et ja mind ennast ka kõnetab nagu pigem see nii-öelda personaalne ajalugu, et mis nagu seostubki selle raamatuga, et me ajalootundides õpime pigem seda riikide ja poliitika ja seda ajalugu, aga just see üksikisiku ja suguvõsa pärimusest lähtuvad lood, mis on nagu igaühel olulised ja siin sissejuhatuses me ka räägime sellest, et kui oluline on just täna praegusel hetkel koguda need lood endale talletada, sest et alati on nagu mingeid igapäevatoimetusi, mis nõuavad põhiosa ajast. Aga siis kunagi vanemana siis hakkavad need teemad tavaliselt rohkem huvitama, kui ei ole kelleltki küsida. Ja, nii on. Aga sellega võib-olla siis lõpetamegi, et kogume lugusi ja siis need lood jäävad elama meis endis ja tulevastele põlvedele. Jah. Suur tänu teile kõigile, kes te siin täna kuulasite ja siis ma ei teagi, kas me selle salvestise jagame Valga muuseumi lehel. Et aitäh teile kõigile osalemast. Oleme Maritiga tänulikud ja kohtume siis võib-olla uutes